Tindioru turismitalo õuelt alla vaadates libiseb silm üle maalilise rõuge ööbikoru. On varakevad, talv pole päriselt alla andnud, aga mäeveerul on esimesed sinililled oma ninad juba välja pistnud. Trepist alla minnes kuuleme tugevat rütmilist loksumist. Siin ta töötabki Eesti üks tuntumaid turismiattraktsioone. Friedrich Johanssoni poolt 1938. aastal ehitatud vesioinas. Isalt päritud talu peavad siin kaks venda, Jüri ja Jaak oma poegadega. Põhimõte on sedasama toru mööda, voolab vesi peale, 75 mm toru tuul keeras nüüd vee siia poole. Ja siis haarab selle loomulikus asendis all rippuva klapi, haarab veevool kaasa ja tõmbab üles. Järsult sulgeb terve see veesammas, pidurdub, tekib hüdrauliline löök, hüdraulise löögi jõud on kusagil 80–100 korda rõhk suurem sellel löögi momendil, kui selle veesamba rõhk seistes. Ühesõnaga, ja siis selle hermeetilise kupli all on teine klapp, mis laseb selle löögi jõul kokku surutud vee või surve all vee sinna kuplisse sisse, aga välja enam ei lase. Ja hakkab järgmine tsükkel. Allika vesi aasta ringi voolab ja ära ei külmu ja teiseks on ta aasta ringi tarbe ja joogiveena tarvitatav, mis mujal Eestimaal nagu hästi ei ole. Jõgijärv külmub ära talvel, on pump kasutusest väljas ja peale selle jõevesi ei kõlba nagu kraani ka juhtida. Nii et selle tõttu, kuna siin on nii eripärane põhjavesi 20 meetri sügavuse tallikas ja mul isa tegi siis 1939. aastal selle vesioina. 80. aastatel ma hakkasin uurima seda kirjandust ja teooriat, ise olen inseneriharidusega mees ja siis otsisin nii ütelda jälgi. Ja sellise konstruktsiooniga vesioinast, nagu isa tehtud, tõesti ei ole maailmas olemas. On inglaste ja venelaste ja prantslaste ja sakslaste tehtud ja ma olen neid võrrelnud ja konstruktsiooni siis täiendanud ja tõesti nii originaalse konstruktsiooni elementidega ja teooriale vastu tehtud vesioinast maailmas ei ole. Aga tänu sellele ta töötab juba pidevalt 1939. aastast tänase päevani, ta lööb kusagil 3,5 kuupmeetrit vett päevas, praegu siit ütleme 25 meetri kõrgusele paaki ja varustab elamist veega, nii et mitte mingid juurde toodavat lisaenergiat ei ole, vesi ise paneb ennast, pumpab mäkke üles, nii et ta on hästi lähedane saavutus paljude inseneride unistusele perpetuum mobilele. Nii et palju puudu ei ole. Aga mitte ühtegi juhtu ei ole nagu vahetatud? Ei, kõik, mis ikkagi liigub, see kulub, nii et kusagil see tsükkel on see liikuv osa, ütleme klapp ise või see puks või kusagil 4-5 aastat peab ikkagi vastu, siis on vaja teda kas lihvida või vahetada. Aga põhikonstruktsioonid on ikkagi samad. Isa eeskujul tegi Jüri ka ise vesioina. See on 2 klapiga ja võimsam ning samuti töökorras, sest Tindioru turismitalu tegevus on järjest laienenud ja veevajadus seal ülal ka järjest kasvanud. Täitsa algul oli meil 3 jaanalindu ja sellest sai siis nagu kogu ülejäänud asi hoogu juurde ja sai hakatud ehitama siis turismitalu, kus siis seal sünnipäevi pidada ja pulmi, kes siis tahab pidada ja nii edasi. Ja siis tasapisi hakkas sinna ümber tekkima järjest juurde ja nii ta siis on läinud, et praegult võib öelda, et pool on valmis. Nii, aga teine pool? Teist poolt me kogu aeg ehitame. Aga jutt oli jaanalindudest. Tänasel päeval neid juba enam ei ole, miks? Tänasel päeval sai mingisugune hetk meil lihtsalt neist mõõt täis, kuna nad kuidagi ei tahtnud õppida mitte millestki, mitte midagi ja kaua sa ühte linnukest õpetad, kui ta ikka kuidagi õppust ei võta. Et siis me viisime võib-olla parema õpetaja juurde ta kusagil ära ja me praegult treenime põhjapõtru ja nad on tunduvalt intelligentsemad loomad. Et ma usun, et neist saab ka asja. Aga millise iseloomuga põhjapõdrad on? Ma vaatan, siin me enda aedikus oleme. Ei ole veel puksima tulnud, et ei tunne sarvi tagumikus. Ega ta ikka ei taha eriti seda puksimist. Et kui sul sammal taskus oleks, siis ta tuleks sind küll puksima, aga üldiselt hästi rahuliku loomuga ja mina nagu ei kujuta ette, kui nad ohtlikud kellelegi oleks, et millised nad siis välja näeks.
siin Põhja-Soomes küll vaatad, kui nad seal üksteisega sarvi pidi koos ragistavad, aga meil nagu siiani seda probleemi ei ole olnud. Aga neil karjas siin mingi hierarhia ka, et keegi on ikkagi ülemus ja... Karjas on jah, siuke hierarhia, et nii kaua, kui isasloomal on suured sarved peas, on tema võimul. Nii kui kevadel sarved ta maha ajab hetkega, ehk siis minutite küsimus on see, kui emasloom võimule tuleb. Ehk siis emase isase puhul käib niipidi see hierarhia ja kui siin mingisugused noored kakupunnid ka aeg-ajalt üritavad isasloomaga kokku pista oma sarvi, aga kuna need sarved on nii väiksed võrreldes nüüd nende sarvedega, mis siin nüüd isasloom iga aasta maha viskab, siis tihtipeale need murduvad ära ja siis on siuksed mingisugused pulgad seal peal poole suveni, mis siis ikkagi lõpuks ära kukuvad. Aga mida need põhjapõdrad söövad, et see sarved neil nii ruttu kasvavad või luustuvad, et see peab väga palju mineraale siis olema? Eks me anname spetsiaalset jõusööta ja põdrasammal on see võlurohi Eestimaal, mida siis nagu põhjapõder peab saama. Ma olen siin kuulnud erinevatest turismitaludest, et üks põder köhib ja teine köhib ja mingid kopsuhaigused ja asjad on. Et meil nagu küll seda muret ei ole. Et üks aasta, kui nagu kevad liiga hilja tuli ja sammal ammu otsas oli, siis hakkas nagu kerge köha tulema põtradel. Aga niipea, kui nad selle sambla ära said, oli kõik korras jälle. Et ega see nimi ilmselt ilma asjata ei ole pandud, et põdrasammal, et põder peab seda sammalt saama või siis inimene põdrasammalt saama, kui köha tuleb, et katsetatud erinevaid variante ja õnneks meie metsades on seda päris palju, et sellega muret ei ole. Kes teie peres ja suguvõsas on lihtne, et kui tuleb sügis lisaks marjadele, seentele ka kõik samalt korjama?